No NATO kasvab. Kõigepealt me teame, et Soome ja Rootsi on liitumas NATOga lähiajal. Liitumistaotlusi on veel teisigi. Ukraina on teinud palve, et ka nende liitumine oleks võimalikult kiire, nii et NATO tulevik on kindlasti see, et ta on suurem. NATO tulevik on kindlasti see, et ta on tugevam ja loomulikult NATO tulevik on see, et ta on ühtsem kui kunagi varem. Nii et kõik need, kes on arvanud, et NATO ei toimi või NATO ei ole ühine ja ühtne, siis nendele on kahjuks halb sõnum. NATO on väga ühtne ja kindlasti tulevikus veelgi tugevam, kui ta praegu. Artikkel 5 sõnum on ju väga lihtne, et kõigi kõik ühe eest ehk kui rünnatakse ühte, rünnatakse kõiki. Ja artikkel 5 põhimõte on ka see, et NATO kaitseb igat oma tolli. Ja tegelikult see annab kogu põhimõtte NATO toimimisele ja ma arvan, et selle olulisus on ajas ainult kasvanud. Üks asi on sisuline loomulikult see, et ka NATO ka tegelikult nii toimib. Aga teine väga oluline roll artikkel 5 on ju see, et see on heidutus. See on sõnum kõikidele, et ükskõik millise territooriumi või riigi vastu on kellelgi soov kunagigi astuda, siis NATO reageerib sellele täie võimsusega ja ühiselt.